Kaua oodatud aku saabus. Kus on kohe sinu nimi peale pandud ja puha. User guide. Okei, seda ma pean lugema. Väga painduvad. Arvestused, need on külmad ka veel. Ma arvan, et see on laadija. Skill issue nende karpide avamisel. Saane otsik. Kolakas. Joo. Ma räägiks midagi numbritest, kui ma oskaks neid tõlgendada kuidagi. Hästi pakitud küll. Kas ma metallkasti sisse ka suudan nii hästi pakida või? Ma ei tea, miks ma ootasin midagi teistsugust. Veits ikka kaalub, noh. Nii, kuidas Emil paindub super hästi, väga hea, väga hästi servas, nii nagu ma lootsin, et on. See on mulle natuke mängimisvõimalust. Palju kaalub? Jah, toome kaalu või? Võime sinna või? Vinn. Täiega vinn. Ma eeldasin, et see kaalub mingi 12 kilo. Siis võib-olla ei lähegi nii raskeks. Käed on nurgad või? See on nagu see selle 32 kilose sangpommiga seal. No, tegelikult oli 16. Ei, Siim ütles, et see on tina täis valatud. See ongi 32. Oligi või? Ja pärast ma tundsin, et on 16, kui ma mõned õlled ära vendi. Meil akku laadime. Laadija tunnub ikka selline tummine tükk. Ma peaks ta korra täis laadima ja siis tuleb garaaži minna ja hakata midagi leiutama. Ilmselt ma lähengi kogu selle kupatusega garaažiga, hakkan seda seal laadima ja korralik meitika suugab. Garaažis võib-olla mõõdame üle ka siis palju siin volti sees on. Ma pean ta veel Bluetoothiga ära vähendama, sest ta vist on selles mingis shipping moodis. Ma ei tea, ausalt öeldes ma ei tea, kas ma nagu kutsun neid asju õigesti või mitte, aga midagi sellist on. Ja midagi, ilmselt ma siis kasti nagu nii täna valmis ei jõua. Ma üritan ta sikli kõrval lihtsalt ära seadistada, et ma saaks kõik asjad toimima. Ta keti veel maha ja proovime asjad läbi. Lihtsalt tühja hammakaga ketrame teda ringi, kui jõuame nii kaugele, kui mul on need asjad kõik õigesti ühendatud, mis ma seal ühendanud olen. Tõe hetked siis või? Nii ma pean... Ma sain... Aku sain ühendatud Bluetoothiga. Laadisin ta nüüd 100% täis. Nüüd ma pean ta lülitama välja korra. Ühendan pistiku ära ja siis ma võin uuesti sisse lülitada. Et muidu ta hakkab, võib mingid sädemeid lüüa või siis selle ühenduse ära põletada. Lähme siit off. Nii, nüüd on off. Lähen ligemale. Nii. Nüüd on ühendatud. Ma võtsin ka praegu selle surnumehe lüliti lahti. Et ma ei tea, mis asendis mul see nupp on. Nii, ühendame uuesti ära. Peaks olema korras. Näed, sinnani jõuab pool, aga meil on vaja. Väga huvitav. Kuidas seda siit näha on, aga
siis see snupp kärsas siin midagi natukene. Ma tean, et meil on mingi ühendus on nüüd olemas igatahes. et see oli siuke tutvustav kärssamine või te jääbki mul kärssama rohkem nagu ei tule. Nüüd meil on järgmine äpp, Bardriver. Nüüd hakkame siin otsima. Huvitav, ei leia. Panen praegu kinni, ma siin natukene vaatan ja siis tegeleb edasi asjaga. Siin on mingid koodid ilmselt selle piiksumise kohta, et mis ta tahab saada. Vaatan veits videosid ja siis liigume edasi asjaga. No ma vajutan seda autolõuni. Läks juba või? Error. Kas ma võin nüüd lahti lasta? Jaa, ta piksub seda confirmationit ju. Korras. See kaevab siukse augu ju. Oh my god. Ja nüüd ta on põhimõtteliselt see on mingi full elukas ju. Nüüd tuleb hakata fine-tune ima lihtsalt. Ei kuulla. Aga näe, see ka toimub. Kurat, ma olen ikka meistri mees, kurat. YouTube ja ChatGPT, näe. Panin korra keti ka peale. Siis tahaks näha. Ta on praegu selles kõige algelisemas settingus, aga ikka kahe käega kinni hoidma. Okei, kui lihtsalt ammikas ringi käis, siis tundus, et on nagu jube lahja, aga praegu tundub küll, et kerib külla. Ma ei keeranud põhja veel. Okei, siin tuleb hakata kõvasti laiemaks seda asja keerama. Ülikõva, midagi pole öelda. Nii. Ma midagi nüüd tuunisin siin kokku. Esimene kiirus on suht siuke tagasihoidlik. Teine kiirus. Ja kolmas on siis selline. Aga ma rohkem ei hakka tuunima seda, paneme aku peale siia ja siis ise sõidan ja siis saab nagu koormuse all teada, mis need kiirused tegelikult on. Et siin kohati see kõige kiirem kiirus tundub nagu ikka tahab nagu lendu minna. Heitame selle aku kasti valmis, paneme ta siia peale. Ma teen esimesed proovisõidud, siis annan Tonile ka proovida esimeste kiiruste peal. Ja siis sealt tuunime edasi. Ja siis vaatame, kuidas see asi minema hakkab. Ma sain nüüd teada, et kodumuru peal me selle masinaga sõita ei tohi. Sellepärast, et see künnab meil kõik ülesse. Aga nagu me teame, sellega doseeritakse muru kündmist. Selle nupuga või selle rulliga. Ma tean küll, kuidas sa doseerid.
ühesõnaga paneme praegu pilli kinni. ma lähen käin söömas ja siis tegeleme asjaga edasi.